tere siis kõigile jälle meie poolt ja alustame siis oma traditsiooniks saanud webinariga. Ja seekord on siis Eesti Kosmeetikute Liit külas sellises kohas ettevõttes nagu Sound Vision ja vestleme siis turundusjuhiga Greta Raidmaaga. Minu nimi on Piret Keskküla ja Katrin Kiivramees on jälle endiselt traditsiooniliselt ekraani taga ja ootab siis teie küsimusi nüüd kogu selle vestluse aja. Ja meil on täna täiesti teistsugune teema plaanis, mis ei ole seotud iluprotseduuridega, vaid on seotud meie meeltega ja võib-olla erinevate siis selliste tajudega viibides kliendina ilusalongis. Me räägime täna ruumide lõhnadest. Just, täpselt. Tere õhtust ka minu poolt. Me räägime täna konkreetsemalt lõhnaturundusest ja sellest, miks üldse võiksid salongid mõelda enda ruumide lõhnastamise peale. Ja millest tuli selline idee? Nimelt, kui ma vaatasin, kui me üldse tutvusime ja kui ma vaatasin teie referentsi, siis suureks üllatuseks tuli mulle, et seal ei ole ilusalonge. Et seal on hotellid, seal on suured kauplused, seal on väiksemad kauplused, aga ilusalonge ei olnud. Ja kui mina endale nii-öelda siis selle seadme rentisin, siis ma võin öelda, et tõepoolest, et üks pool sellest asjast oli minu jaoks ruumi lõhnastamine, aga teine äärmiselt oluline vajadus, mille otsingul ma oli ruumi lõhna neutraliseerimine. See on tegelikult üks kõige, ma võin julgelt öelda, populaarsemaid põhjuseid, miks üldse pöördutakse siis nii-öelda lõhnaturunduse poole, ongi see, et tualettruumid on üldjuhul väga problemaatiline koht, aga kui mõtleme nüüd salongide peale, siis tegelikult ju ka salongides väga palju kasutatakse erinevaid kemikaale, erineva lõhnaga tooteid, see kõik seguneb ja tegelikult kokku tuleb võib-olla mitte kõige meeldivam aroom. Ja siinkohal tulekski appi lõhnaturundus, et neid ebameeldivaid aroome siis või lõhnu eemaldada ja asendada nad mõnusate heade lõhnadega, et kliendil, kes siis sinna salongi sisse astub, tal on mõnus tervitatav keskkond. Ja, et loomulikult, kui me räägime, ma ei tea, kas massaažiteenusest või kosmeetikuteenusest, mis ongi äärmiselt meeldivate lõhnadega, aga just nimelt, kui salongis tegelikult töötab ju veel ka võib-olla küünetehnik, võib-olla ka juuksurid, et siis salongi sisenedes on see bukett ikkagi suhteliselt kirju. Kõik lõhnad on head, aga kui need omavahel segunevad, et siis on see nagu teine teema, eks. Nii et see on nüüd jah, üks hästi oluline aspekt minu meelest, miks salongid võiksid selle lõhna peale mõelda. Võib-olla on ka mõeldud, aga ei ole siis võib-olla leidnud või saanud otsust, et minul on see seade nüüd olnud mingi äkki 6 aega ja tegelikkuses olen ma väga rahul. Ja seetõttu ma tean lihtsalt kolleege, kellel see on nagu hädavajalik võib-olla selline asi, mis võiks salongis nii-öelda olla, et see aitaks meid päris palju. Aga eelnevalt näiteks ma proovisin sellist seisva või isegi vana ruumi lõhna peita. Ma proovisin erinevaid viirukeid, ma proovisin küünlaid, siis neid igasuguseid võimalikke spreid. Et see oli muidugi küll ajutine, aga ise harjud ju ära, eks. Aga samas, kui sisened võib-olla ruumi jälle 2-3 päeva, siis mingisugune selline lõhn ikkagi võtab sind uuesti vastu, et kas siis need viirukid ei aita või mis vahet on, miks ma peaksin ostma sellise asja või rentima? Meie siis tegelemegi just elektriliste lõhnaseadmetega ja üks jah, nagu sa välja tõidki, üks oluline osa sellest on see, et ma küll ei oska konkurentide eest rääkida, aga räägin meie enda toodete eest, et pea kõik meie lõhnad on neutraliseerivate omadustega, ehk siis ei teki seda, et see uus lõhn, mida siis ruumi tutvustatakse, ei segune mitte selle vanaga, vaid see elimineerib selle ja toob uue asemele. Ehk siis just ei ole nagu nii-öelda seda, kuidas ma ütlen siis, higi ja parfüümi kooslusefekti, mida nii-öelda näitena toome tavaliselt. Aga teine põhjus on kindlasti see, et kui me räägime ikkagi suurest ruumist, siis
siis hakata just seda ühte suurt ruumi väikeste küünaldega lõhnastama, noh, see on tegelikult paras ettevõtmine. See läks päris kulukas. See on ka päris kulukas, seda enam just, et kui see küünal põlebki sul läbi 8 tunniga, siis on iga päev uus küünal, eks ole. Et siinkohal meil on väga palju erinevaid lõhnaseadmeid. Osad me saame paigaldada ventilatsiooni, mis tähendab seda, et see on eriti tõhus viis, kuidas ruumi ühe nupuvajutusega tegelikult väga kergesti lõhnastada. Ja kolmas aspekt, miks kasutada võib-olla elektrilisi seadmeid, on see, et seda on võimalik kontrollida. Selle intensiivsust on võimalik kontrollida, nagu siinsamas on näha, et kliendil on ise võimalik seda transporditavat seadet 10 palli süsteemis siis kontrollida, kas talle meeldib mõni mahedam aroom või siis ta tahab sellist kärtsu-mürtsu tugevat aroomi sisenedes. Selle ventilatsiooni koha pealt mul jäi praegu nagu küsimus õhku kohe ja mis on ka, ma arvan, paljudel meie kolleegidel, et kas siis see levib kõikjale tubadesse või seda saaks siis kuidagi piirata? Seda saab piirata, aga see sõltub väga palju ruumi eripäradest ja sellest, milline on see ventilatsioonisüsteem. Et see nüüd, mismoodi see paigaldus, et kuhu me paigaldame, see on tegelikult erinevad variante. Üks on meil see ventilatsioon, me saame paigaldada lakke, seina, siinile ja siis meil on transporditavad seadmed. See, kuhu me seadme paigaldame, sõltub väga palju siis soovitud eesmärgist. Kas siis klient soovib lõhnastada ainult ruumi esist, ooteruumi või siis kogu ruumi. Et sellest sõltub ka see, kuhu me selle seadme paneme. Ja siinkohal tuleb appi ka meie nii-öelda tehniline personal, kes siis vaatab üle, millised üldse on võimalused ja mismoodi on see ventilatsioonisüsteem üles ehitatud, et sellest ka väga palju sõltub, et kuidas ta levib ja kuhu ta levib. Näiteks on ju ka poode, Eestis vähem, aga mujal maailmas on kindlad kauplused Euroopas. Näiteks kui ma olen läinud Hollisteri poodi, siis ma tean, mis lõhn mind seal sees ootab. Et see on lihtsalt nagu nii mega ja need kõik müügil olevad riided lõhnavad seal lõpuks loomulikult samamoodi. Ja siis ma olen aru saanud, et kui ma sinna poodi sisenen, ma tunnen seda lõhna, aga kui ma seal juba viibin, siis ma enam ei tunne. Et siis ma just kui harjun sellega, või teda enam ei ole, ma ei tea. Et kas salongidega on nagu sama teema, et mis see tähtsam on, kas see, et inimene töötaja on iga päev selle mõnusa roomi sees või kliendi sisse tulles? Tegelikult see oleneb jällegi, mis eesmärki soovitakse saavutada. Jah, selleni ma tahtsingi jõuda, et kas tänu lõhnale ma müüme ka rohkem on järgmine küsimus, teenust või toodet? Tegelikult ongi niimoodi, et nagu ka nimi ütleb, tegemist on lõhnaturundusega. Ehk siis see on lihtsalt üks turundusmeetod. Ja nagu iga teise turundusmeetodiga meie pikem perspektiiv või eesmärk on tegelikult ju stimuleerida toote teenuse müüki, suurendada käivet, suurendada külastatavust, et see kõik on selle turundusmeetodi ülesanne. Küll aga meil on võimalik tõesti panna nii-öelda selliseid väikseid eesmärke paika, et lõpuks jõuda selle suurema eesmärgini. Ja need väiksed eesmärgid võivad ollagi täpselt kas siis üleüldine ruumi lõhnastamine, et inimesel oleks lihtsalt mõnus ja hea olla ükskõik, kus ruumi osas ta viibib. Teine võimalus panna lõhn uksele, nii et kui klient astub sisse, tal on korra see mõnus, siin on midagi head ja ta liigub edasi järgmisse ruumi. Või klient läheb vahepeal tualettruumi, ta tunneb seal oisid. Siin on tunda, et salong või teenusepakkuja on nii-öelda astunud selle ekstra sammu, et kliendil oleks hea ja mõnus olla. Ja klient kindlasti märkab seda. See ei pruugi olla selline teadlik seoste loomine, aga lõhn on selline, mis võib alateadlikult meie selliseid mõtteid ja mälestusi mõjutada sellepärast just, et näiteks need lõhnad, mis me tunneme täna, me suudame tegelikult 65% täpsusega meenutada näiteks aasta pärast. Ehk siis see näitab väga, väga hästi juba seda, mismoodi tegelikult lõhn meie alateadvust mõjutab. Ja ma arvan, et see on ka oluline osa selles, et tekiks
lõhnal on väga oluline osa selles, et tekiks seos selle hea teenuse ja selle koha vahel. Ehk klient tuleb teie salongi, tal on seal hea lõhn, ta saab väga hea teenuse osaliseks, siis järgmine kord, kui ta sinna tuleb, ta tunneb seda sama lõhna, siis tegelikult alateadlikult hakkab see mõistus juba niimoodi mängima, et talle tulevad meelde need samad head emotsioonid ja mälestused, mis ta tookord sai. Et see on selline kaval väike nipp ja trikk, aga see töötab ja me oleme väga head tagasisidet saanud selles osas. See töötab ja kusjuures ma olen mõne kliendi käest küsinud, kuule, kas sa tundsid, kui sa tulid, et siin oli hästi hea lõhn? Vot oli küll jah, aga ma ei mõelnud selle peale. Ja võt see on kõige parem, just, et see ei ole see, et ma panen selle intensiivsuse keeran põhja, et nüüd kõik tunnevad, et mul on siin nüüd see lõhn sees. See ei ole kindlasti eesmärk. Pigem on just see, klient tuleb ruumi, ta tunneb, et midagi on nagu teistmoodi, midagi on erilist. Ja tegelikult ongi see, et ta on selles ruumis, ta harjub sellega ära ja ta ei tunne seda kogu aeg 24/7. Aga kui ta pärast jälle väljub, tuleb uuesti tagasi, siis on jälle see mõnus selline miski seal, millest ta võib-olla kohe aru ei saa ja võib-olla ta ei saagi sellest aru, aga see on ainult positiivne. Jaa, et tähtis ongi, et see nii-öelda tunne on positiivne, sest et olen ise ju käinud ja sina ja paljud meist erinevates salongides, kus lihtsalt viiruki lõhn tapab ära. Sa ei jaksa lihtsalt olla. Et kaua. Nii et seda ei ole võimalik ka kuidagi nagu nii-öelda seadistada, eks ole, et see viirukil võib tegelikult iseenesest nagu hea lõhn olla, aga kui see on liialt meeli ülendav, siis tegelikult klient näeb seda ja see annab omapoolse sellise võib-olla natukene negatiivse efekti. Aga sa kogu aeg räägid lõhn. Mis selle lõhna siis moodustab? Kas see on lõhnaõli? Et mis asi see on, millest me räägime? Ja see on siinkohal siin väga hästi ei näe, aga ta on tõesti õlibaasil toode, aga tegemist on äärmiselt selles mõttes, et mitte tervist kahjustava tootega, et sobib igasse keskkonda. Et tegelikult väga palju kasutatakse ka erinevatel raviasutustes, hambaarstide juures, tervisekeskustes, et sobib igasse keskkonda oma omaduste poolest. Et see tähendab seda, et siin on tegemist ikkagi eeterliku õliga, mis siis mingi aja tagant seda lõhna siis tuppa annab ja siis neid on võimalik siis täita või osta juurde või kuidagi siis edasi toimetada. Ja see sõltubki sellest tegelikult, et mida klient ise soovib. Siin on 2 varianti. Kas me osutame siis teenust, mis tähendab seda, et me paigaldame need lõhnaseadmed ruumi, me seadistame nad ise ära ja hoiame kogu aeg nendel silma peal. Kui lõhn peaks otsa saama, me tuleme vahetame välja, kui midagi peaks olema, meie tehnik tuleb ja ajab kõik korda nii-öelda. Ehk siis see on see teenuse pool. Teine pool on see tõesti, nagu siin ka näha, et see on siis transporditav seade. Klient ostab selle seadme ja täidab ise neid lõhnaballoone vastavalt vajadusele. Ja see, kui tihti seda lõhnaballooni tuleks vahetada, see sõltub väga palju sellest, et mis intensiivsuse siis klient ise seadistab. Okei. Et igal juhul see valik oli küll väga suur, mis minul on see seade, mis on nüüd see renditav. Seal meil on tõesti üle 100 erinev lõhna. Et selle seadme puhul meil on see lõhnavalik väiksem, aga samamoodi täieneb järjepidevalt, aga tõesti nende renditava ja selle lõhnateenuse puhul meil on üle 100 erineva lõhna, kõigile kindlasti leiab midagi, seal on selline tummisemaid, kergemaid. See oli väga raske valik, kui avati kohver ja see oli just. Ma ei ole nii palju lõhnapudeleid vist kunagi näinud. Aga siinkohal on väike selline võib-olla nipp ka, et mida võib-olla tehakse alguses on see, et hakatakse mõtlema selle peale, et mis lõhn mulle endale meeldib. Et tegelikult, kui me hakkame niimoodi vaatama, siis neid lõhna on nii palju, mis meeldivad, on ju. Ja siis tekibki see lõhnade virvarr. Aga võib-olla on kõige õigem oleks mõelda pigem selle peale, et mis on minu eesmärk, mida ma tahan selle lõhnaga saavutada, kuidas see sobib minu brändiga, minu brändi olemusega. Kas ma tahan, alustame näiteks selles, et kas ma tahan lõhna, mis oleks rahustav. Kui klient tuleb mulle salongi, ta peab seal ooteruumis võib-olla ootama natukene,
ma pigem panen sinna mõne rahustava lõhna, et klient oleks sellest, okei, ma võin siin istuda küll ja seda ajakirja lugeda, eks ole. Või siis mul on pigem see, et mul on selline bränd, mis on hästi energiline, powerit täis, ma tahan veel seda brändi kuvandit veelgi enam nii-öelda kujundada läbi lõhna. Siis ainult kärts-mürts lõhnad, eks ole. Et alustame kõigepealt sellest, et mida me tegelikult selle lõhnaga teha tahame. Ja lõpus on võib-olla, lõpufaasis on võib-olla jah see, et kas ma eelistan pigem nagu seda lõhnanüanssi või seda lõhnanüanssi. Aga kõigepealt tuleks vaadata suurt eesmärki. Ja, ma valisin sealt ka kaks valisin välja, siis lõpuks jäin ühe peale, selgus, et see oli kõige populaarsem. Wood, mingi Wood oli. Puiduse lõhna. Et ma olen tõesti nagu väga rahul, ma ei tea küll, see seadistus on kuidagi nii, et ta mingi aja tagant sealt tuleb, ma on see 15 minutit, 10-5, ma ei ole seda niimoodi jälginud. Aga ma ei ole märganud, et ma oleks ise mingit üledoosi saanud, aga lihtsalt see on kerge sahin, kui sealt tuleb, et klient nagu vahest küsib, et mis see oli. See on tead, sealt nurgast tuleb auru, on ju. Ja tegelikult see uuem seade isegi teeb veel vähem häält, nii et ma ütlen selle kohta isegi pigem selline dekoratiivne element kui lõhnaseade pelgalt, et teeb ta tõesti minimaalset häält, panete kuskile riiulisse, ta on ka ilus vaadata, et ta ei ole selline robustne asi kuskil nurgas, aga tõesti kena lillepoti kõrvale tõesti kena vaadata. Ja, sest et mina ju tutvusin tegelikult Eveliniga, kes siis on teil siis ilmselt Lõhnaprintsess. Tema tuli vabatahtlikuks meile I am beautiful ilu seminarile ja siis kui kõik olid lahkunud, siis me saime ka lõpuks tuttavaks ja siis ta ütles, et tema on ruumide lõhnastaja. Mis see veel tähendab. Ja siis selgus, mõtlesin ka, et sind ma otsinud ilmselt olengi. Nii et siis ma rääkisin ka talle oma murest, et ma midagi tahaks nagu värskendada ja siis ta tuligi kohale kõigi oma nende näidistega ja valisime koos välja ja tõesti ma olen nagu väga super rahul ja kust mulle tuli see webinari idee ja et kolleegidega jagada just nimelt, kui ma ütlesin talle, et saada referents, ma vaatan, et kui palju teil salonge on ja siis ma seal ei näinudki salonge. Et siis mul kohe tekkis mõte, et me peaksime sellest teistele ka rääkima, sest tegelikult, see on nii vajalik. Ja see on ikkagi piisavalt uudne teenus Eestis, et praegu on veel see nii-öelda võimalus selle oma konkurentide seas nagu välja paista, et kui me räägime Ameerikast siin või Austraaliast või suurtematest riikides, siis seal on see lõhnaturundus juba väga-väga levinud ja seal pigem on see, et kui sul ei ole lõhna, siis sa oled teistmoodi. Et meil on pigem just vastupidi, et praegu on see väga hea võimalus eristuda ja anda natuke see mingisugune ekstra, midagi veel lisaks juurde kliendile ja kujundada seda kliendi kogemust veelgi paremaks. Just. Ma tuletan veel meelde neile, kes siis on meiega võib-olla hiljem liitunud, et Eesti Kosmeetikute Liit siis vestleb täna Sound and Vision ettevõttes turundusjuhiga, kelle nimi on Greta Raidma ja me räägime lõhnaturundusest ehk meie salongide või ilukabineti lõhnastamisest. Nii et kui meie oleme ise harjunud kasutama siis erinevaid kas viirukeid, lõhnaküünlaid või siis neid õhuniisutajaid, kus siis koos veeauruga võib ka lõhna endale ruumi saada. Et siis me räägime siin täna natukene professionaalsemast tootest, mis on tegelikult ütleme siis nii, et minu meelest hädavajalik, võib-olla kõigi meelest mitte, aga mis on väga suure lisaväärtusega tegelikult salongidele. Nii et kui teil tekib küsimusi, siis palun kirjutage siis otse meile siia webinari, võite hiljem ka meilidele kirjutada. Ja muidugi, mis seal salata, ikkagi natukene nüüd teeks müügijuttu ka, et juhul kui meie liidu liikmed sooviksid endale seda salongi kas siis rentida või osta, et meie ikkagi oleme huvitatud sellest, et nemad seda poodi nüüd ostma ei lähe või ei tule teie poodi ostma, et võib-olla siiski me saame mingi salasõna kasutada. Saame nii-öelda siinkohal kokkuleppele, et ma arvan, et Kosmeetikute Liit, Eesti Kosmeetikute Liit oleks piisavalt hea märksõna selle jaoks. Hea märksõna, Eesti Kosmeetikute Liit. Just, et kindlasti võtke ühendust ja
isegi kui see on pelgalt ainult mõttetasandil, et ma ei tea, kuhu, mida, kas ma peaksin, et saame kokku, räägime, vaatame ruumid üle ja vaatame, mis on tegelikult võimalused. Ja mida ma tahaks tegelikult küsida veel lõpetuseks, allergia teema on ju praegu väga in teema, eks, et kas siin on tulnud teil ette mingid, ma ei tea, allergiaid või tõsisemaid juhtumeid, noh ilmselgelt, kui me räägime loodusest, siis inimesed ongi teatavasti, noh kummeliallergia on ju üldse väga levinud allergia, eks, kui me räägime kreemikoostistest. Et kas siin on ka võimalus, et kes on lõhna või mingi aine tundlik näiteks eeterliku õli suhtes, et ta peaks millegagi arvestama? Kuna tegu on ikkagi testitud toodetega, laboris testitud toodetega, mis viitavad kõik sellele, et tegu on väga ohutu tootega, siis pigem on olnud võib-olla küsimus intensiivsuses. Et nagu ma ennem rääkisin ka, et minnakse võib-olla liiga hooga peale, et pange juurde. Tegelikult see intensiivsus võib olla üsnagi madal, see, et ta juba annaks oma efekti kätte. Ja tihtipeale ongi see intensiivsus see probleem, miks mõni ütleb, mul hakkas pea valutama või liiga palju oli seda kõike. Et kõigepealt vaatame üle selle intensiivsuse ja üldjuhul on see kõik meie probleemid lahendanud. No super, ega siis ei olegi muud kui, et mõelge, kallid kolleegid, et see on lihtsalt meil kui iluteenindajal, noh ma ei räägi siin ainult kosmeetikute eest, vaid üleüldse iluteenindajatel tegelikult jälle üks selline väike lisaväärtus, võib-olla pakkuda mõnusat lõhnaidülli kliendile, ma ei tea, mis aitab võib-olla kaasa meie müügiprotsessile, mis võib-olla aitab kaasa selle teenuse müügiprotsessile või ei aitagi millelegi kaasa, lihtsalt kliendil on hea olla ja tahab jälle tulla. Nii et see on lihtsalt meiepoolne väike selline panus ja ütleme leid, et mida me saaksime siis jälle oma töö parendamiseks nii-öelda teha, nii et igal juhul Gretale aitäh! Aitäh kutsumast! Ja, nii tore, nii et kõigile jälle uute kohtumisteni! Nägemist!